Is this the real life? Is this just fantasy?
lõpetab paljutõelisi poisse ja tüdrukuid ja millest me siis olime Tallinnas palju. Kooli spordimäng. Esimeseks tuli jalgpallis, korvpallis, murdmajooksus, kolmandaks taalikohtis ja teatrijooksus. Tänan ja tunnustan kõiki sportlasi ja inimesed mõnes erilised väljatoomised. Maiko Liive, Karl Sturtšikov, Karl Suurola, Kondra Kudedelila, Martin Hendrik Kelene. Ja nii nagu kevadel õpetajad ütlesid nimekirjas väga põhjustusma kõikidele. Ja veel üks tunnustus. Martin Hendrik Kelene on sellel aastal meie põhikooli paristaja. Muusika. Oli väga tubli rahvusvahelisel koorikonkursil ja seal osalesid Kati-Liina Lättemäe, Helen Ropper, Kristiina Trudnikov, Emma-Margaret Vaser, Tuule Jõks ja Helena Erik-Jõgi. Aktustel ja kontsertitel on musitseerinud ka Noora Liisa, Suislev, Maria Peterson ja Jakob Edvard Laul. Kunst, käsitöö ja tehnoloogia. Oli tubli ja töökas lend. Valmisid põnevad ja kaunid lõputööd, mida me ka saime nautida. Ja eriliselt väljatoomine siis siit teie lennust, kuid olite 7. C-klassi poisid, reaalsed küpsised, Mattias Tempel, Martin Värten, Tristan Šaraškin, Gregor Terets, Oliver ja Tristan Villo. Jõudsite võistlusele lõppu ja teid tunnustati eripreemiaga. Ja samast aastakäigust ka tüdrukute firma. Ingrid Mölder, Milena Vaakman ja Meribel Kuusik. Ja eriline väljatoomine veel üks. Nimelt, ma isegi ei suuda võib-olla meenutada, palju kordi me oleme robootika võistkonnast Viirus kõnelenud ja mäletan ühte hetke, kui öeldi, et sellele poistekambale peab olema alati üks tüdruk, kes hoiab seda kõike koos. Aitäh sulle, Katariina Kukk, need lugematud võistlused Eestis ja välismaal ja eelmisel aastal lausa 2 korral Ameerika Ühendriikidest. Ja tänavu aasta said sa tunnustuse Robotexil 14 ja vanemate aastaste vanuste tüdrukute hulgas oli sul siis esimene koht. Ja üks suur traditsioon veel teie lennuga, et alates teist on Reaalkooli põhikoolil oma lõpumärgi traditsioon. Ja mida ütlevad nüüd siis armsad klassijuhatajad? Äratundmisrõõmu kuulete järgmistest lugudest. Esimene lugu. Aastad on möödunud linnutiivul. Mäletan kõiki neid aastaid, mida oleme veetnud koos. Esimesel aastal pidi klass harjuma uute õpetajatega, uute klassikaaslastega, uute nõudmistega. Kõik uus nõudis pingutamist. Peab ütlema, et nad said suurepäraselt hakkama. Igaüks klassiõpilastest on erineva iseloomuga, igaüks on omaette isiksus, kuid praeguseks on tekkinud tugev oma klassitunne, mis on muutunud nende aastatega järjest tugevamaks. Õpilased on aktiivsemad, avatumad, suhtlemesaltimad ja julgemad. Siin tahaks eriliselt ära märkida klassivanema Noora, kes on kogu organiseerimise raske töö enda põlgadele võtnud. Mul on hea meel, et klass on ka kooli tegemistest rohkem kaasa löönud
ja eriti tublid ollakse spordis. Mul on uhke tunne olnud kaasa elada kõigi kooli spordipäeva teatejooksu võistlustel ja jalgpallilahingutel. Pean ära märkima ka tõeliselt suure saavutuse, kui meie tüdrukud said poisid täies koosseisus võimlemispeo tantsukavas kaasa lööma. Palju meie klassi õpilasi on aktiivselt osalenud olümpiaadidel ja saanud suurepäraseid tulemusi. On olnud mõnusad klassireisid Eestis kui ka Leedus, kuid sihtkoha valimine on vist kõige raskem ja ületamatum ülesanne klassile. Tahan klassile soovida järgmiseks 3 aastaks tuult tiibadesse. Unistage suurelt, ärge lööge raskuste eest kartma, uskuge iseendasse. Tundke rõõmu ka lihtsatest asjadest ja väikeste soovide täitumisest. Naeratage ja elu naeratab teile vastu. Teine lugu. Mitmekülgsus, sõbralikkus ja julgus erineda on kindlasti märksõnad, mis esimesena teiega seoses meelde tulevad. Samuti on uute teadmiste omandamine teie jaoks alati oluliselt kohal olnud. Aastate jooksul olen aga klassijuhatajana näinud teie erinevaid külgi. Mul on tõsiselt hea meel, et lisaks teadmiste omandamisele oskate te ka ühiselt veedetud aega väärtustada. Toon välja mõned eredamad näited ühistegevustest. Üldiselt ei ole me spordipäevadel klassina suuri võite koju toonud, aga viimasel spordipäeval üllatasite te uue lähenemisega. Nimelt, olite te valmis jalgpallivõistlustel loodetuid väravaid ühise tantsuga tähistama. Võitu ega väravaid kahjuks ei tulnud, aga ühtsustunne ja loomingulises idee taga on hindamatud. Võimlemispeal ei olnud teie jaoks probleemiks hommikumantlit selga tõmmata ja areenil endast parim anda. Klassifoto tegemisel kandsime kõik musti T-särke, mida kaunistas tantsiv jõehobu. No mis saaks klassi ühtsust veel rohkem suurendada? Jõuludel käisite iseseisvalt välja idee kingituse asemel ja teha hoopis annetusi. Ekskursioonidel oleme palju aega koos veetnud nii erinevates Eesti linnades kui ka looduses. Eredamalt on kindlasti meelest Naissaare reis, kus meie giid pidevalt kõrval külla kadus ja me iseseisvalt saart avastada saime. Klassitöödest ei hakka ma rääkimagi. Igaks juhuks on need klassiööd ikka varuks. Klassijuhatajatundides oleme arutanud ühiselt aktuaalsete teemade üle ja kultuurisündmusi on igasse õppeaastasse samuti ohtralt mahtunud. Seega, olgem ausad, meil on aastate jooksul kogunenud paljut, mida hea sõnaga meenutada. Ja viimane lugu. Enamasti on nad tagasihoidlikud ja edasipüüdlikud. Mõnede kolleegide sõnul pilt on, häält ei ole. Mina olen kuulnud häält ka. Siis, kui on midagi väga oluliselt öelda, ei jää see kunagi ütlemata. Kui on vaja aktusel kõnet pidada, pole probleemi. Kui on vaja kooriga rahvusvahelisel konkursil laulda, teeme ära. Kui on vaja veidratel asjaoludel laupäeva hommikul tundmatutele noormeestele miitis vene keelt vastata, saame hakkama. Mitte ühegi teise klassiga ei ole ma pidanud nii palju kehalisest kasvatusest puudumisi põhjendama. Ometi on nad saanud parima spordiklassi tiitli. Olnud kõige suurematel ja väiksematel reaali võimlemispidudel, terve klassiga laval, esindanud kooli ja iseennast nii jalgpallis, korvpallis, saaliokis, judos, ujumises, kergejõustikus, võistlustantsus, aga ka näiteks sellistel spordialudel nagu diskol ja krokann. Klassiõhtutel mütsus pall võimlas ka veel kella 3 ajal öösel. Ja mis klassiõhtutesse puutub, siis nad peavadki neid ainult öösel. Ja pole vahet, kas siinsamas vanas koolimajas reaalivaimu taga ajades, Saaremaal soojal suveõhtul grillides, Lapimaa karges öös tähistaevast uurides või Riia hotellis testides, kas ja kuidas 32 inimest mahub ühte väikesesse tuppa. Mahtus küll nii pilt kui hääl.
kõik 3 lugu on loetud ja äratundmisrõõmu, ma arvan, teile palju. Aitäh, armsad klassijuhatajad Heli Roos, Maarja Kell ja Marge Kanne. Armsad lõpetajad, öeldakse, et lapsed on kodupeeglid. Puhtad ja mitmesugused peeglid olete olnud. Eriilmeliselt andekad erinevatel aladel. Kes kunstis, kes muusikas, kes erinevates ainetes, kes keeltes, kes reaalainetes ja kes teab veel milles. Kaasatulijaid, kui teid kutsuda, tegijad, kui teid utsitada. Kõige targemad siiski veel pole, kuigi ise arvate nad olevat. Jätke ikka vanemate inimeste nõuannetele ka natukene ruumi, sest elukogemus maksab samuti midagi. Ja ilma vanemateta, nende toetuse, hoole ja armastuseta teid ei oleks. Aitäh, kallid vanemad! Armsad lõpetajad, tõepoolest hakkate päris suureks saama. Ja nii suured pole te olnud mitte kunagi varem. Aga uskuge mind, areneda jõuab, saab. Kas te kunagi täiuslikkuseni jõuate? Täna ma teile seda küll ei julge lubada. Aga mine tea. Aga mis teiega alati jääb, see on teie lennunumber 138. Jäägu see teile eluks ajaks siit kaasa. Ka nendele, kes meiega koos ei jätka, aga alati olete selle numbrimärgi all oodatud siia meie juurde. Palju õnne, hea põhikooli lõpetaja, kõike head teile, kaunist suve ja ilusat tänast pidupäeva. Palju õnne veel kord! Põhikooli lõputunnistused annavad üle direktor Ene Saar, 9. A-klassi juhataja Heli Roos ja õppealajuhataja Tiina Talvi. Kallid 138. lennulõpetajad, teie vanemad ja õpetajad. Käes on tänase päeva pidulikum osa. Te saate kätte Tallinna Reaalkooli põhikooli lõputunnistuse direktori käskkirja number 51 17. juunist 2020. aastast alusel. Kõigepealt kiituskirjaga lõpetajad 9. A-klassist. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab kiituskirjaga ja ainekiituskirjadega bioloogias, geograafias, inglise keeles, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, eesti keeles, kirjanduses, kunstis ja muusikas Helena Eerika Jõgi. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab kiituskirjaga ja ainekiituskirjadega bioloogias, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, informaatikas, inglise keeles ja eesti keeles Ingrid Mölder. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab kiituskirja ja ainekiituskirjadega bioloogias, geograafias, keemias, matemaatikas, inglise keeles, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, eesti keeles, kirjanduses, käsitöös ja kodunduses ning kehalises kasvatuses Iir Niinemaa.
Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab kiituskirja ja ainekiituskirjadega bioloogias, inglise keeles, füüsikas, ühiskonnaõpetuses, eesti keeles, kirjanduses, kehalises kasvatuses ja tehnoloogias Ants-Erik Nõmper. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab kiituskirja ja ainekiituskirjadega muusikas, bioloogias, vene keeles, eesti keeles ja kirjanduses Kristiina Trudnikov. Põhikooli lõpetab ainekiituskirjaga kehalises kasvatuses Rasmus Andre. Põhikooli lõpetab väga heade ja heade tulemustega Gregor Gert Arus. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade ja heade tulemustega Hendrik Jaagant. Põhikooli lõpetab väga heade ja heade tulemustega ja ainekiituskirjaga kunstis Tuule Jõks. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab Jan Oskar Kallas. Põhikooli lõpetab väga heade ja heade tulemustega Kaur Kingsepp. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade ja heade tulemustega ja ainekiituskirjadega inglise keeles ja tehnoloogias Erki Andre Klemm. Põhikooli lõpetab väga heade ja heade tulemustega ja ainekiituskirjadega matemaatikas, eesti keeles ja kirjanduses Hoobart Edrik Holt. Põhikooli lõpetab väga heade ja heade tulemustega ja ainekiituskirjadega bioloogias, eesti keeles, kirjanduses ning käsitöös ja kudunduses Katariina Kukk. Põhikooli lõpetab väga heade ja heade tulemustega ja ainekiituskirjaga kirjanduses Meribel Kuusik. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade ja heade tulemustega ja ainekiituskirjadega inglise keeles, eesti keeles, kirjanduses ja kehalises kasvatuses Elisabeth Lauri. Põhikooli lõpetab väga heade ja heade tulemustega Andre Künnapas Mägi-Viinika. Põhikooli lõpetab väga heade ja heade tulemustega ja ainekiituskirjaga kehalises kasvatuses Sven Marti Pajuri.
Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega bioloogias, vene keeles, ühiskonnaõpetuses, eesti keeles, kirjanduses ja kehalises kasvatuses Ats Andreas Prangli. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab ainekiituskirjaga kirjanduses Amanda Matilda Purje. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab Paul Robert Pütsepp. Põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega kehalises kasvatuses Mihkel Ratassepp. Põhikooli lõpetab ainekiituskirjaga kehalises kasvatuses Põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega eesti keeles ja kehalises kasvatuses Patrik Roostvelt. Põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega eesti keeles, kirjanduses, vene keeles ja kunstis Karoliina Soolep. Põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega eesti keeles ja kirjanduses Anett Sõer. Põhikooli lõpetab ainekiituskirjadega eesti keeles ja kirjanduses Eliise-Maria Tammaru. Põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjaga kehalises kasvatuses Hugo Tristan Tammik. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab ainekiituskirjaga kehalises kasvatuses Kristjan Tikerpää. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega ajaloos ja kehalises kasvatuses Martin Tikerpää. Põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega bioloogias, eesti keeles, kirjanduses, käsitöös ja kodunduses ning kehalises kasvatuses Milena Vaakman. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega bioloogias, inglise keeles, eesti keeles, kirjanduses, kunstis ja muusikas ning põhikooli esinduskoju tänukiri Emma Margaret Vaserik.
täname 9. A klassijuhatajat, õpetaja Heli Roosi. Ja nüüd, kallid siinviibijad, kuulame ära ühe kauni muusikapala Vladimir Korovitsen, Sentimentaalne teekond, tsüklist 5 nostalgilist teost. Esitavad Meribel Kuusik saksofonil ja Emma-Margaret Vaserik klaveril.
jätkame 9. B lõputunnistuste kätteandmist ja palume siia lisaks klassijuhataja Maarja Kella. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab kiituskirja ja ainekiituskirjadega bioloogias, matemaatikas, kehalises kasvatuses, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses Karl Gustav Jurtšenko. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab kiituskirja ja ainekiituskirjadega bioloogias, geograafias, inglise keeles, matemaatikas, füüsikas, vene keeles, keemias, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses Gregor Ludwig Kikas. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab kiituskirja ja ainekiituskirjadega muusikas, bioloogias, inglise keeles, geograafias, matemaatikas, vene keeles, eesti keeles, kirjanduses, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses ning põhikooli esinduskoja tänukiri Ellen Marigold Robert. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab kiituskirja ja ainekiituskirjadega bioloogias, inglise keeles, geograafias, matemaatikas, vene keeles, keemias, kehalises kasvatuses, kirjanduses, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses Eke Tooming. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab kiituskirja ja ainekiituskirjadega bioloogias, inglise keeles, geograafias, vene keeles, kehalises kasvatuses, eesti keeles, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses Jaan-Peeter Viljamaa. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjaga inglise keeles Hans-Joosep Altroff. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjaga inglise keeles Alex Eerik Aru. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab ainekiituskirjadega kunstis ja inglise keeles Liisi Brett. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega kunstis, inglise keeles, ühiskonnaõpetuses ja eesti keeles Emma Huimerin. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab Grete Jaura. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjaga inglise keeles ning põhikooli esinduskoja tänukiri Jens Jürgenson. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega käsitöös ja kodunduses, kehalises kasvatuses ning ühiskonnaõpetuses Katriin Kalle. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega inglise keeles ja kehalises kasvatuses
Kondrat Kudevita. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega matemaatikas ja inglise keeles Gert Kuusk. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega käsitöös ja kodunduses, kunstis ja inglise keeles Helis Lisette Kähari. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjaga inglise keeles Melanie Meribel Laikre. Põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega käsitöös ja kodunduses, kunstis ja inglise keeles Hilde Greet Lepasepp. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega muusikas, kunstis, inglise keeles ja kirjanduses Kati-Liina Lättemäe. Põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega inglise keeles ja kehalises kasvatuses Mart Mälksoo. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega inglise keeles ja kehalises kasvatuses Ronja Mändmaa. Põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega inglise keeles ja eesti keeles Markus Paeveer. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab Mart Raidmets. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab Mark Riispapp. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab Rasmus Roopõld. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega Anette Roosiväli. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega inglise keeles, vene keeles, keemias, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses Sander Simson. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega matemaatikas ja ühiskonnaõpetuses Karl-Erik Sooaru. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega inglise keeles, matemaatikas, vene keeles, kehalises kasvatuses Kaur-Erik Suurorg. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega inglise keeles, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses ning põhikooli
Põhikooli esinduskoja tänukiri Christopher Robin Tops. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega inglise keeles, geograafias ja kirjanduses Matilda Tuar. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab Hendrik Truss. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjaga inglise keeles Rene Väljaots. Täname 9. B klassijuhatajat Maarja Kella. On väga hea meel kuulda järgmist muusikapala Mihkel Lüüdik, Eesti 5. Esitab Marie Peterson tšellon.
9. C-klassi lõputunnistuste kätteandmiseks palume ka siia klassijuhataja Marge Kanne. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab kiituskirja ja ainekiituskirjadega käsitöös ja kodunduses, eesti keeles, kirjanduses, geograafias, vene keeles, inglise keeles ja ajaloos Anette Merivee. Põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega eesti keeles, kirjanduses ja vene keeles Anett Allam. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ning ainekiituskirjadega kehalises kasvatuses, informaatikas, eesti keeles, matemaatikas, geograafias ja inglise keeles Hendrik Einberg. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega käsitöös ja kodunduses ning vene keeles Aleksandra Elo. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega vene keeles ja tehnoloogias ning tänukiri aktiivse osavõtu eest kooli sporditöös Gregor Kerrets. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjaga kehalises kasvatuses Kaspar Helm. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega kunstis, geograafias, kehalises kasvatuses, inglise keeles ja ajaloos ja ühiskonnaõpetuses Marta Huimerin. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega eesti keeles ja vene keeles ning põhikooli esinduskoja tänukiri Triin Kaur. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega kehalises kasvatuses ja matemaatikas Marter Hendrik Klement. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab ainekiituskirjadega kehalises kasvatuses, käsitöös ja kodunduses ning vene keeles Laura Helena Koppel. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega kehalises kasvatuses, käsitöös ja kodunduses, vene keeles ning ajaloos ning põhikooli esinduskoja tänukiri Birget Kõrvel. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega kunstis, kehalises kasvatuses, matemaatikas, vene keeles, inglise keeles, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses Hanna Kübard. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja tänukiri aktiivse osavõtu eest kooli sporditöös Jakub Edordo Laul.
Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega kunstis, eesti keeles, kirjanduses, vene keeles, inglise keeles ja ajaloos Leelo Mikk. Põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega ka Anette ooper. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega bioloogias, matemaatikas, keemias, inglise keeles ja ajaloos Karl Andres Parts. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab ainekiituskirjaga kunstis Marie Petersen. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega kehalises kasvatuses, matemaatikas ja füüsikas Henri Peterson. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab Karl Kevin Raudsepp. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega Elisabeth Samma. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega Henri Smitke. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab ainekiituskirjaga muusikas ja põhikooli esinduskoja tänukiri Noora-Liisa Suislep. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega kunstis, eesti keeles, bioloogias, geograafias, vene keeles, inglise keeles ja matemaatikas Tristan Šaraškin. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega kirjanduses, vene keeles, inglise keeles, tehnoloogias ning tänukiri aktiivse osavõtu eest Eesti kooli sporditöös Mattias Tempel. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab Gregor Harri Tuul. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab Mirelle Vainonen. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjaga kunstis Bianca Viigand.
Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab ainekiituskirjaga matemaatikas Oliver Viloman. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab Tristan Viloman. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab Eeva Värtan. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab ainekiituskirjaga kehalises kasvatuses Martin Värtan. Tallinna Reaalkooli põhikooli lõpetab väga heade tulemustega ja ainekiituskirjadega geograafias, keemias, vene keeles ja tehnoloogias Sander Ümarik. Täname 9. C klassijuhatajat Marge Kannet. Meil on väga hea meel kuulata järjekordne kaunis muusikapala Stefan Schwarz For Good muusikalist Vikid. Eestikeelne tekst Kelly Uustani, laulab Noora-Liisa Suislep.
väga hea meel paluda sõna klassijuhatajal Heli Roosil. Armsad lõpetajad, kolleegid, lapsevanemad, head teekaaslased, nüüd on see päev lõpuks käes. Natuke teistsugune, kui arvasime, aga ta on siin ja praegu ja olemas. Me oleme tänase pidupäevani ühiselt liikunud mööda sarnast, aga siiski igaühe jaoks nii erinevat teed, läbides vajalikke õppetunde ja saades just teile vajalikke kogemusi, rõõmustades õnnestumiste üle ja kurvastades, kui midagi läks teisiti, kui lootsime. Usun, et elus saavad kokku just need inimesed, kes peavad kokku saama, et üksteisele ja teineteisele midagi õpetada. Haridus ja teadmised on tähtsad, aga elus loeb päriselt see, kes me inimestena oleme, kuidas maailma suhtume ja siin tegutseme. Sel aastal põhikooli lõpetajaid tavapäraseid lõpueksameid sooritama ei pidanud. Selle asemel korraldas elu ise meile kõigile midagi palju suuremat. Sellel küpsuseksamil saime katsetada oma piire, proovile panna nii mõnedki inimlikud väärtused, loovuse, toimetulekuoskuse, mida nüüd tagantjärele analüüsida, millest õppida, et inimesena areneda ja veel paremaks saada. Saime kõik palju teadlikumaks oma tugevustest, kuid välja joonistusid ka nõrkused. Need väärtuslikud kogemused ja uued teadmised saavad hinde või kujundava hinnangu teie südames ning südametunnistuse annab igaüks endale ise. Milliseid õpitulemusi sellelt tunnistuselt leida võib? Kuidas tuleme toime ootamatus ja uues olukorras? Kas võtame seda kui kasulikku kogemust või istume ja halame, kui halvasti kõik on? Kas leiame põhjuseid ja vabandusi, miks midagi teha ei saa, või pigem otsime võimalusi, kuidas saab? Kas oleme valmis ise oma elu ja tegemiste eest vastutama? Või oleme harjunud, et keegi teine seda meie eest teeb? Kuidas on lood tahtejõuga, kohusetundega? Kas iseseisev tegutsemine ja otsustamine on tavapärane osa elust või loodame taas, et keegi tuleb ja ütleb, kuidas asjad käivad? Kuidas meie sisseharjunud käitumismustrid mõjutavad meid ümbritsevat loodust ja inimesi? Kas teame, kuidas motiveerida ennast kokku võtma, et rõõmuga asjad ära teha? Kas oskame ja julgeme küsida abi? Kas märkame ja aitame nõrgemat? Ning kas sellest on kujulenud elu loomulik osa? Viimaste kuude jooksul on kõvasti proovile pandud ka nii oluline väärtus nagu ausus. Ausus nii teiste kui eelkõige iseenda vastu. Head lõpetajad, need, kes te täna inimestena olete, on suures osas tänu teie vanematele. Väärtused, mida saate kodust, on kõige alus. Loodan, et oskate olla tänulikud. Ka koolil ning klassikaaslastel on oluline roll teie kujunemisel. Õpetajad on teie jaoks avanud mitmeid uksi, mõnest lausa vägisi sisse lükanud ja mõned uksed veidi paotanud, et tekiks huvi ise selle taga olevat maailma avastama minna. Elus ei ole midagi juhuslikku. Need inimesed, kellega te päevast päeva klassiruumi olete jaganud, on teid kujundanud, mõjutanud, õpetanud suhtlema ja aktsepteerima. Kes on õppetunnid läbinud, saab edasi liikuda uute kaaslaste ja õppetundide juurde. Mõned aga teist on otsustanud veel mõneks ajaks siia jääda. Ju siis ei saanud kõik veel õpitud. Reaalkoolist kaasa saadud käitumismustrid jäävad teiega pikaks ajaks. Mitmed vilistlased on öelnud, et trepist üles ja alla liiguvad nad igavesti õigelt poolt ja vahel on veider näha, et teised inimesed seda ei tea. Klassijuhatajatena on meil koos õpetaja Marge ja Maarjaga olnud rõõm osa saada teie suureks saamisest ja olete meilegi üht-teist kasulikku õpetanud. Suur tänu õppetundide eest!
kui nii mõneski ainetunnis sai muusika, kunsti või matemaatika asemel veidi ka maailma või klassi asju arutatud, siis nüüd tulevad viimased ainealased õpetussõnad teele kaasa. Hea 9 saa. Julgen teid võrrelda maailmas enim mängitud helilooja, Eesti helilooja Arvo Pärdi loominguga, kus on olemas nii lastelaulud, käin juba lasteaias, kui ka aatomikulaul ja väga mitmekihilised, sisukad ja avastamisrõõmu pakkuvad teosed, nagu näiteks Credo. Tuleb meelde? Iga noot on täpselt õigel ajal ja õiges kohas oluline osa suurest tervikust. Isegi kaoses on kord ning paus kannab. Soovin, et teie teekonnal oleks rohkelt spontaanseid, rõõmsaid, aga sisuliselt mõtestatud noote ja kandvaid pause. Et oskaksite näha suurt pilti, kuulata selle sees iga nooti ja tajuda pausi väärtust. Õpetaja Maarjat. Kui ma kujutaksin 9. B-klassi ette maalina, siis oleksite te tugeva emotsiooniga puäntilistlikult kujutatud maastikumaal, millel võib näha nii sügavat järvevett, hoogsaid pilvi kui ka eriilmelisi puid. Modernistlikule maalile omaselt oleks teosel kasutatud julgeid, moonutatud värve. Maal oleks liikuv, isegi rahutu, aga siiski nii terviklik, et muuta mitte midagi ei sooviks. Ma olen üsna kindel, et teile ei tulnud üllatusena, et ma taas leidsin võimaluse rääkida 20. sajandi alguse Eesti maalikunsti uuendajast Konrad Mägist. Avada kogu 9. B-klassi läbi ühe ainsa maalikunsti näite on üsna lihtne, sest ühtekuuluvus ja üksteise toetamine on meie klassi alati iseloomustanud. Kui vaja, siis suudame olla väga kokkuhoidvad, on teie täpsed sõnad. Ma loodan, et need väärtused jäävad teid ka edaspidi saatma. Ükskõik, kas tegemist on perekonna, klassikollektiivi või koolikaaslastega. Üksteist tuleb hoida ja ühtekuuluvustunnet teadlikult väärtustada. Õpetaja Marget. Paljude teoreemide, võrrandite ja valemite kõrval tuleb teil enda jaoks leida ning tõestada veel üks oluline valem. Mõne jaoks lihtne ja iseenesest mõistetav, teiste jaoks vaevanõudev ülesanne. See ei olegi tavapärane kodune ülesanne, vaid väga eriline eluülesanne. Vaadake taevasse ja liikuge edasi tähtede poole, sest reaalkooli põhikool on hea stardiplats, et otsida ja leida tee õnne valemini. Palju õnne teile kõigile! Suur tänu, õpetaja Heli Roos, ja meil on väga hea kutsuda siia kõnepulti lõpetaja Christopher Robin Tops. Palun. Lugupeetud direktor, õppealajuhataja, õpetajad ja lennukaaslased. Kallid lapsevanemad, kes te jälgite meid video vahendusel. Eelmise aasta novembrikuus, ühel kolmapäeva õhtul, istus meie lend siin aulas, et panna alus uuele reaalkooli traditsioonile. Üritus algas poisi juures, kus saime rohkem teada selle väärikuskultuuri ajaloo kohta. Ilm oli külm ja tuuline, kuid meid see ei heidutanud. Liikusime elevusega tagasi koolimajja, et alustada ürituse osaga, mille jaoks olime kõik kokku tulnud. Reaalkooli põhikooli märkide saamine. Sel hetkel ei teadnud me, et 9. klassi läbimisel leiab aset veel midagi esmakordset. Et istume mõne kuu pärast koolipingi asemel kodus arvutite taga. Mitme kuu keeruka distantsõppe järel oleme siiski tagasi meie kaunis aulas, et lõpetada põhikool märgid rinnas ning 2-meetrised vahed sees. Reaalkoolis veedetud aastate jooksul on toimunud aga palju olulisi sündmusi, mistõttu ei peaks me enda aega põhikoolis mäletama vaid selle aasta järgi. Sest oluline pole ju vaid lõpp, vaid ka teekond.
meie lend, kuhu esialgu kuulus 2011. aastal 52 õpilast, alustas õppimist meie armsas väikeses kollases väikses majas. Klassiruume oli aga vähe ning seetõttu käis õppetöö 2 vahetuses, õhtuses ja hommikuses. 2. klassi keskel kolisime aga Pärnu maantee majja. Olime küll õhtuses vahetuses käinud ainult pool aastat, kuid elevus oli siiski suur. Saime olla üks esimestest klassidest, kes uue majaga tutvub. Kuigi igapäevane rett 3. korrusele, et enda klassi jõuda, oli väsitav, harjusime enda armsa rohelise majaga kiiresti. Kuid erilised sündmused on meie lennuga alati mingil kombel kaasas käinud. Meiega koos alustas 3. klassi ka kesklinna põhikooli esimene lend, mille tublidest õpilastest istuvad mitmed ka täna siin. Oleme esimesest klassist peale rinde pistnud ka kujundava hindamisega, mis hõlmab endas mõne õpilase jaoks just seda kõige raskemat osa õppeaasta lõpust, enda kohta tagasiside kirjutamine. Harjutamine teeb meistriks, seega loodan, et 9. klassi lõpuks oleme kõik sellest natuke paremad. Suurde majja tulles oli kõige oodatum aeg muidugi uue paralleelklassiga kohtumine, kellega meie lennul on väga vedanud. Saime ka 2 klassi jagunedes omavahel hästi läbi, kuid C-klassi lisandumisel sai meist tõeliselt tervik. Oleme üheskoos lisaks iga-aastastele kooli sünnipäevadele ning 1. septembri ja kooliaasta lõpuaktustele ka teistsuguseid üritusi kaasa teinud. Ajarännakud Eesti Vabariigi sünniaega ning 1. laulupeole, reis Peterburgi, klassiekskursioonid ning mitmed teatris ja kinos käigud. Meie viimasel teatrikülastusel pidi isegi Kalevipoeg enda vägitegude tegemisega ootama, et katkise bussi tõttu tee äärde jäänud reaalikad ikka kogu lavastust näha saaksid. Kuid kooli koosnevaid üritustest ning erilistest sündmustest. Meie kõige tähtsamaks ülesandeks on õppimine, millega me poleks hakkama saanud ilma suurepäraste õpetajateta. Algklassides olid meie klassijuhatajad õpetaja Kristel Kõrvits ning Keidi Milman ja õpetaja Reete Jentsalu. Tänu nende õpetatule saime me teadmiste põhja järgnevateks aastateks ning õppisime ka viisakat käitumist, mis kogu tulevases elus lausa hädavajalikuks kujuneb. Lisaks tänan ka kõiki teisi algklassi õppejate õpetajaid. Suures majas on olnud meile teejuhtideks klassijuhatajad Heli Roos, Maarja Kell ja Marge Kanne, kes on nõudlikkuse ning rohke hoolivusega meid juhendanud ning iga murega alati aidanud. Soovin tänada kõiki õpetajaid, kes on läbi aastate meid õpetanud, kes armastavad enda eriala ning naudivad seda, mida nad õpetavad. On tekitanud meis soovi ja tahet ennast parandada ja enda teadmisi täiendada. Õpetajad, kes on enda vabast ajast aidanud meil valmistuda olümpiaadideks ning erinevateks ainealasteks võistlusteks. Soovin teid kõigi õpilaste poolt südamest tänada. Mida igaüks meist põhikoolist kaasa võtab, on erinev. Meil kõigil on enda arusaamad, arvamused, põhimõtted. Siiski loodan ma, et vaatate nendele aastatele tagasi kui väärtuslikule õppeprotsessile. Mitte ainult õpetajatest saadud uutele teadmistele, vaid ka protsessile, kus said natuke rohkem teada enda tugevuste ja võib-olla ka nõrkuste kohta. Ehk tead nüüd paremini, mis on just sinu jaoks see õige tee, millised valikud tuleb teha, et jõuda enesele seatud sihini. Sõpru ning pere tuleb hoida ja nende toetust ja nõu vajab igaüks, kuid lõplik otsus enda tuleviku kohta pead langetama sa ise. Ning nüüd, kallis 138. lend, palun teil minuga ühineda põhikoolis viimast korda meie kooli deviisis. Üks kõikide. Suur aitäh teile! Sellega, kallid noored, on Tallinna Reaalkooli lõpuaktus lõppenud. Soovin teile tuult tiibadesse, mingu teil hästi!